Tere tulemast vaatama saadet Tähtede lava. Tänases saates esinevad meile 8–10-aastased Eesti parimad lauljad. Aga nagu te näete, olen ma siin laval hetkel üksinda. Ja kuna ma laulda ei oska, siis ma kavatsen teile esineda mustkunstitrikiga ja enda kaassaatejuhi Jaagupi enda kõrvale võluda. Šurramurra, abrakadabra, Jaagup, ilmu stuudiosse. Midagi läks vist sassi, proovime uuesti. Šurramurra, abrakadabra, Jaagup, ilmu stuudiosse. Mitte trummide juurde, vaid minu kõrvale. Proovime ühe korra veel. Šurramurra, abrakadabra, Jaagup, ilmu minu kõrvale. Lõpuks ometi. Aron, sa pead seda värk ikka harjutama enne, kui ma kaamera ette tuleme siin. No nii, aga nüüd me saame igatahes saatega alustada. Kõik lauljad juba ootavad pikisilmi lavalastumist. Tänased 8–10-aastased lauljad on juba maakondlikest voorudest võitjatena väljunud ja läbinud ka ühe žüriivooru. Seega üks on kindel. Kohal on tulevikutegijate absoluutne paremik. Tänasest saatest valib žürii välja 3 parimat, kes pääsevad edasi finaalsaatesse. Aga ühe laulja aitate finaali ka teie, head televaatajad. Peale saadet avame hääletusliinid ning kuni neljapäeva südaööni saate oma lemmikule hääli anda. Edasipääseja kuulutame välja juba järgmises saates. Ja laule on valmis kuulama ka meie auväärt žürii. Koosseisus laulu- ja muusikaõpetaja Sirje Medel, laulja Liisi Koikson, muusik Robert Linna, näitleja ja muusik Mari Jürjens, dirigent ja lauluõpetaja Kadri Hunt, muusik, laulja ning laulukirjutaja Evert Sundja. Lauljaid saadab suurepärane Tähtede lava stuudioansambel koosseisus Matei Florea, Bent Järve, Henno Kelp ja Kristjan Kallas. Esimesena astub teie ette Mirte Linno Harjumaalt. Teie ees on Mirtel Inno. Tšau Mirtel! Mina tean, et sinul on kodus 2 väiksemat tõde. Oled sa neile midagi suurema õena selgeks ka õpetanud? Jaa, väiksemale õele Hannale õpetan uusi sõnu ja keskmisele õele Martale õpetan ma laulmist ja lugemist. No vaata, kui tore. Kuidas sul endal laulmisega on? Mis lugusid sulle kodus meeldib vabal ajal kuulata? Oleneb meeleolust. Kui on niisugune hästi nagu krapsakas meeleolu, siis ikka niisuguseid tümpsikamaid lugu. Korralikku tümpsu on ju, muidugi. Aga kui on rahulikum meeleolu? Siis rahulikumad lood. Muidugi, nii see käibki. Ma vaatan, et sa näed välja nagu tõeline arstitädi ja sinu lugu hakkab ka täna meile rääkima arstidest ja doktor Avest. Räägi mulle, kuidas sul endal üldse arsti juures käimisega on? Kas sulle meeldib seal käia? Oleneb arstist, aga minu vanaema, tema on väga hea arst ja mulle meeldib tema juures käia pannkooke söömas. Palju jõudu sulle ja külma närvi! Kes ei jaksa seista püsti, no sellega on lugu hull. Kas kompressi või siis süsti, tuleb jälle teha mul. Ärge kartke, saage aru, kõike aitab meditsiin. Jälle terve nagu karu, patsient on peagi siin. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Olgu haige käpp või kabi, ikka arsti käest saad abi. Rohi, neela kähku alla ta. Tead ravimeid ei tohi lihtsalt maha kallata. Kui tunned põdurana, näostki oled haie plass. Kuula targalt tohti sõna, terveks saad kui purikas.
kõik abi, ikka arsti käest saad abi. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Kaovad haavad, kaovad villid, kaovad liiged on katsillid. Olge terved! Nii, aitäh Mirtel. Oli väga tore doktor Abe laul. Ma ise käisin ka just hiljuti doktori juures. Et asju juhtub. Minu doktor ei olnud nagu üldse mitte nii ütleme, sellisest lõbusast ujus ja nii suure karakteriga kui sina. Et seal see oli väga elav esitus. Mina arvan ka, et Mirtel laulis kindlasti palju paremini kui väga paljud pärisarstid. Ja võib-olla natukene, et see kõik see elavus, lustakus ja liikumine pisut võivad hakata segama laulu, et siis ei jõua nii palju laulule tähelepanu pöörata ja üht-teist võib nagu laulus juhtuda, et kui nüüd need kaks asja nagu omavahel ühendada, et see laulmine ja liikumine oleks nagu mõlemad võrdselt kontrolli all, et siis sinna suunas võiks veel areneda, aga ma arvan, et siin selliste muusikaali laulmiseks tulevikus ainest on küll ja küll. Järgmisena astub teie ette Sofia Soosaar. Sofia, ma tean, et sinu suureks kideks veel laulmise kõrval on tegelikult ka võistlustants. Mis sulle selle juures kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib kõige rohkem esineda teistele ja sellest rõõmu tunda. Äge, aga mis siis tants sinu lemmik on? Kas cha-cha-cha või samba või hoopis passadoble või? Mulle meeldib kõige rohkem Jive. Ja su laulu nimi on Kelleks tahan saada. Kuidas sa selle lauluni jõudsid? Mõtlesime, et mida laulda ja siis mulle kirjutati see laul ja siis otsustasime seda. See laul kirjutati sinu jaoks täitsa, jah? Ja. Eriti äge. Ja kelleks sa siis tahad suureks saada? Lauljaks. No selge, ma soovin sulle palju edu ja lava on sinu. Tahan saada, kui kasvan suuremaks. Kes küll minust saab siis, kui ma pole enam laps. Kelleks tahan saada, kui olen täitsa pikk. Kui on käes see magus ja helge tulevik. Ilmselt olen lendur või juuksur meisterkokk. Vahel hambahaldjas ja vahel jõulusokk. Moedisoiner vinge või ärihainituus. Mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Kelleks tahan saada, kui koolis ma ei käi. Kes küll minust saab siis, kui mu pea on tarkus täis. Kelleks tahan saada, kui kindel on mu meel. Kõnnin oma enda unistuste teel. Ilmselt olen lendur või juuksur meisterkokk. Vahel hambahaldjas ja vahel jõulusokk. Moedisoiner vinge või ärihainituus. Mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Ilmselt olen lendur või juuksur meisterkokk. Vahel hambahaldjas ja vahel jõulusokk. Moedisoiner vinge või ärihainituus. Mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Mõelge void, kui oleksin ma sportlane nii suur. Jookseksin ja suusataksin kiiresti kui tuul. Või siis hoopis õpetaja range vinge hea. Kõik mu loodud laulud salmid oleks lastel peas. Kelleks tahan saada, kui kasvan suuremaks. Kes küll minust saab siis, kui ma pole enam laps. Kelleks tahan saada, kui olen täitsa pikk. Kui on käes see magus ja helge tulevik.
aitäh, Sofia, mis oli sinu puhul tõesti väga tore on see, et väga puhas laulmine oli, väga julge, hästi selline krapsakas ja rõõmus. Sellist asja on alati hea kuulda ja vaadata, kui tundub, et keegi päriselt naudib seda, mis ta seal lava peal teeb. Et see kandub ka meile kuulajatele üle, et kogu see sinu esitus sellise tervikuna, et väga hästi lauldud ja väike selline etenduskunst sinna juurde, et need olid selline hea kombo. Aitäh! See oli tõesti selles loos väga sees ja üldse isegi mitte üle paisutatult, vaid nagu päriselt ja soojalt ja oskasid laulda niimoodi jutustavalt, et see tekst tõesti jõudis meieni. Kuna see on lauluvõistlus, siis võib-olla mõni koht oleks võinud olla nagu mingisuguse suurema, mitte et alati peab mingi kõrge nood kuskil olema, aga lihtsalt nagu natuke sellist laulvust võib-olla juurde lisada, et nüanssi oleks lihtsalt. See oli küll tõesti sinu lugu, et aitäh. Järgmisena on teie ees Marii Kaselt. Marii, kus kandis sina meile siia täna külla tulid? Mina tulin Raplamaalt. No kui mu teadmised nüüd ei valeta, siis Raplamaalt on päris mitmed tuntud muusikud, nagu näiteks Vaiko Eplik ja kas sa tead, mis see Raplamaa saladus on? Kuidas sealt nii musikaalsed inimesed tulevad? No Raplamaal on palju häid laulukoore ja igasuguseid häid stuudioid ja väga head õpetajad on. Nii et tasub minna Raplamaale muusikat õppima. Marii, kaua sa ise laulmisega tegelenud oled? Ma usun, et äkki 1, 5, 6, 7 aastat, midagi sellist. Ja täna esitad sa meile loo pealkirjaga Ööbikulaul. Ööbikulaul. Kas sa tead, mis häält need ööbikud üldse teevad? Ööbikutel on selline ilus, selline kiriküüt, sellist häält teevad nad. Kiriküüt. Jah, kiriküüt ja laistüdruk, vaala nüüd ja sellised hääled, ilusad hääled. Väga äge. Ja kui sa saaksid valida kõikidest maailma lindudest ühe linnu, siis mis lind sina oleksid? Ma usun, et ikka meie Eesti ööbik. Meie Eesti ööbik. Oleme ikka eestimaised, eks ju? Palju jõudu sulle, külma närvi, ole tubli! Kui paistab kuu, laulab ööbik toome puul, kellel pikk olnud päev laulu saatel unne jääb. Kaunil suveööl väike laululind on tööl, laulab nii, et ta viis kõigil hinge poeb siis. Kiriküüt, laisk tüdruk, vaale nüüd sirr. Ole virk, kiriküüt, vaale nüüd sirr. Laaluli, laule lasen nii, laalilu rõkkab toome puu. Kiriküüt, laks, kiriküüt, laulab maa. Kui pilv, märg on ilm ja tuul on külm, vihma keeb seljas siis, ei saa vaiki jääda viis. Taas kui soe on öö, laulu ööbik jälle lööb, laulab nii, et ta viis kõigil hinge poeb siis. Kiriküüt, laisk tüdruk, vaale nüüd sirr. Ole virk, kiriküüt, vaale nüüd sirr. Laaluli, laule lasen nii, laalilu rõkkab toome puu. Kiriküüt, laks, kiriküüt, laulan maa. Suur aitäh sulle, Marii, selle ööbiku laulu eest.
Ma ei tea, kas su hääl oli natukene kähesel salvestuse päeval, aga muidu laul oli iseenesest keeruline ja selliseid riukaid täis, nendega sa said kõigiga väga hästi hakkama. Aga natuke tundus, et võib-olla helistik oli liiga kõrge. Jah, et ööbiku ja linnu laulu mõttes oleks tahtnud võib-olla niisugust kergust ja sellist vidistamist, ma ei tea, rohkem sinna ööbikulikku, aga ikkagi tõesti see oli raske lugu ja meloodia ja nootide poolest sa tulid sellega toime. Osad asjadega ma olen siin Liisiga nõus, osadega ei ole. Et võib-olla ma arvaks, et sulle oleks sobinud võib-olla veidikene kiirem laul. Et seal oli hästi palju selliseid pikki noote, mida pidi nagu venitama, et äkki see natukene takistas. Või võib-olla tõesti järgmine kord ütle trummarile, et ta mängiks kiiremini seda sama lugu. Pane 5 pügalat juurde. Just. Ja nüüd on teie ees Polina Kornejeva. Polina, sa tuled Narvast. Kuidas sa tutvustaksid Narvat? Narvas on väike linn, aga ta on ilus linn. Kes on sinu suurimad eeskujud? Muidugi Alika, sest ta on Narvast. Ja sa hakkad meile laulma lugu Mina hakkan. Millest see laul räägib? Poisi ja tüdruku sõbrutusest. No selge. Uspeha, lava on sinu. Раньше были вместе, не разлей вода, но ты теперь известен, я тебе не так. Модные микрофоны в зареве Софи, твой новый мегахит. Говоришь надменно, смотришь свысока, до твоей вселенной не достать никак. И пусть твою охрану я не обойду, но имей в виду, думаешь, я простая, думаешь, ты крутой, а я возьму и стану, да-да-да-да, суперзвездой, и буду я пару-рару, буду я под гитару, такая смелая, напевая, парару-рару-ра, буду я. Подойдешь со сцены и скажешь мне привет. Знаешь, я все время думала о тебе. Вижу, ты, конечно, новая звезда, но помнишь, как тогда? Да-да-да, вы как лучше вспомним. Да-да-да, как ты тогда исчез. Да-да-да, зачем же я сегодня? На-на-на-на, нужно тебе. И буду я пару-рару, буду я под гитару, такая смелая, напевая, парару-рару-ра. Буду я пару-рару, буду я под гитару, такая смелая, как крутая, парару-рару-ра. Буду я. Aitäh, Polina! See sinu esitus võttis ikka kohe niimoodi jala kaasa kõpsuma. Mulle miskipärast kohe kangastus Alla Pugatšova, kes oli ka selline väga julge ja energiaga artist. Ja sinu puhul on mul samasugune tunne, et sul on selline julge artistlik energia. Sa tuled ja ütled seda, mis sul öelda on. Võib-olla oleks väike soovitus, et kui sa nagu kõrged noodid, forte noodid, kohati nad kõlavad väga ägedalt, aga et nagu jälgi, et nad ei läheks liiga tooreks, et siin on nagu, eks mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa küpsed ja oskad juba tehniliselt seda kõike lahendada. Kindlalt näha, mida sa tulid tegema, nii et see on üks väga hea tervik ja väga võimas lugu.
ja mina ütlen ka suure aitäh sulle, Poliina, see oli ilma igasuguse kahtluseta üks minu lemmikuid, kui mitte täitsa lemmik. Mis on minu jaoks nagu kõige olulisemaid asju laulja puhul on see, et see tunduks mulle aus. Ma vaatasin seda ja see lihtsalt nägi välja selline, et sa oledki selline ja see laul sobis sulle ja see võib-olla teatav selline robustus või toorus, see kõik tuli sulle ainult kasuks ja sellise esituse puhul on täiesti ükskõik, kui ka mõni noot läheb veidikene vasakule või paremale. See oli hästi kihvt. Aitäh! Ja järgmisena on teie ees Steven Luik. Tšau, Steven! Tšau! Kuidas läheb? Hästi. Sina oled ainuke poiss selles vanusegrupis, kes pääses poolfinaali. Millised su emotsioonid on? Väga head. Väga head. On uhke tunne? Jah. Sinu loo autor on legendaarne Tõnis Mägi. Räägi mulle, kas sa oled Tõnis Mäe fänn, oled sa mõnda muud tema lugu ka kuulanud? Jah, ma olen ta fänn ja mu lemmiklugu on Koit. Väga võimas, Koitu me kõik teame. Super valik. Loo nimi, mida sina aga esitama täna hakkad, on Lend õhupallil. Steven, kui ma nüüd paneksin sulle sellise olukorra ette, et sa peaksid valima, kas sa sõidad või lendad kuuma õhupalliga, teed benji hüppe või hoopis langevarju hüppe, siis millise sa valiksid? Ma valiksin benji hüppe. Kõrgust ei karda? Ei. Super. Aga lavanärvi sul siis ka ei ole, ma kujutan ette. Mitte eriti. Super, Steven. Hoia siis poiste lippu kõrgel. Jõudu sulle! Aitäh! Küll oleks vahva kord lennata Hiinasse ja juua tassikest teed. Siis rändaks edasi India või Jaapani, seal vist rahaks on jeen. Õhupalli all rippuva korvi sees uudistaks maailma suud. Just kui väikene sipelgas inime, nii väiksed mäed ja puud. Ja hüüan kõrgelt ma maailma keeltes hei, hei, hei. Haigala hüüab mul mere pealt vastu, hai, hai, hai. Need püramiidid seal all on Egiptuses, selja taha jääb maa. Ja juba olengi palliga kosmoses, kergeks muutub mu ka. Kas tõesti maandun ma palaval päikesel või mind ootamas kuu? Olen laps, olen siiski vaid väikene, tahaks hoopis koju. Kuid siiski hüüan ma maailma keeltes hei, hei, hei. Haigala hüüab mul mere pealt vastu, hai, hai, hai. Kuid siiski hüüan ma maailma keeltes hei, hei, hei. Haigala hüüab mul mere pealt vastu, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Aitäh sulle, Steven. Mulle meeldis sinu loo valik, selline põnev tekst. Ma ei tea, kas sa oled nagu leidnud päris selle oma hääle juba ülesse, et kergelt on sellist
kas ma võin öelda, õõnsust su hääles, et võib-olla sellist tahaks soojust sinna juurde ja natuke mingit põhja. Aga sa olid tõesti selles loos sees ja selle nii-öelda story selles loos, see kulgemine, et ma olin kogu aeg sinuga kaasas. Tihtipeale poisid võtavad omale laulda niisugasi uljamaid lugusid ja see, et sina oled valinud niisuguse pehmema väljendusega loo, on tegelikult väga omapärane. Ja minu arust see, kuidas sa selles laulus fraseerisid ja selle fraasi ja tekstiga kaasa läksid, oli suurepärane. See ilus legato, see ilus väljendus, kohatine piano, kohatine väike vibrato kuskil lõpunootidel. Et mulle tundub, et see laul oli ka täiesti nagu sinu omaks saanud. Et ega poistel on tihtipeale tõesti juba mida rohkem, mida suuremaks nad saavad, raskem võib-olla oma häält juhtida, kui häälemurre hakkab lähenema, aga sinu puhul see oli kõik nagu väga-väga meisterlikult ja väga kenasti tehtud. Nii et suur aitäh, väga ilus tervik. Järgmisena on teie ees Emma Salf. No tšau, Emma! Tere! Tere! Sa oled väga tegus neiu. Ma pean siin kohe listi ette võtma. Sa õpid laulmist, klaverit, kitarri, käid orienteerumas, rahvatantsus ja kui veel aega üle jääb, siis kasutad seda ujumiseks ja batuudil saltode tegemiseks. Räägi, kuidas sa seda kõike jõuad? No, jõuan, aga vahepeal tuleb ikka puhata ka. Absoluutselt. No kes teeb, see jõuab, eks ole. Sinu laul, mis sa kohe laulma hakkad, see räägib tantsimisest. Selle nimi on Ainult tantsides. Kas me siis võime sinult oodata siin lava peal ka mingit paari sellist tantsuliigutust või keskenduda ainult laulmisele? Ikka teen paar tantsusammu ka. Ikka show'd ka. Mis su lemmiktants on, oskad sa öelda? No ma praegu tantsin rahvatantsu, siis see on pigem mu lemmiktants praegu. Äge. No igatahes me jääme huviga ootama. Lava on sinu päralt. Mõtteid keerlevad ringi mu peas, tahaks rääkida sellest, mis hinge. Sõnu selleks ma küllalt ei tea, laulu sisse ei saa panna kõike. Tantsukingad tunnevad mind, jalga keerutan, kui kõlab sving. Puusa nõksuma võtab tango, muredib kaasa hoopne samba. Ainult tantsides ütelda ma saan, kui võrratu on minu elu. Sõbrad mul muusika, tantsupõrand ja maailmaelu. Ja kui bänd mängib rütmikalt kaasa, olen mõtetes kuumasa vanas. Tantsuhool suhtu mööda läinud, jäänud vaid üks lennukas tšai. Tantsides ütelda saan, kui võrratu on minu elu. Parimad sõbrad mul muusika, tantsupõrand ja maailmaelu. Sõnadest puudu jääda küll kui, ent kui muusika käib, end tõeliselt vabana saan, sest tantsin ma, nüüd tantsin ma tantsin keereldes pingi rütmis ma. Mu sõbrad tants ja muusika, kui bänd mängib rütmikalt kaasa, olen mõtetes kuumasa vanas. Tantsuhool suhtu mööda läinud, jäänud vaid üks lennukas tšaiv. Jäänud vaid üks lennukas tšaiv.
aitäh, Emma. Kindlasti väga julge lauluvalik. Samas seda öeldes ma natukene arvan, et võib-olla sellise nagu stiili jaoks, kuidas ma ütlen, võib-olla on veidikene liiga vara, et see nagu nõuab vanemat nagu häält või kuidagi sellist küpsemat tooni, aga olgu sellega nagu on. Üks asi, mis on kindel, et ka julgus on juba peale hakkamine on pool võitu ja aitäh sulle selles mõttes, et sa tulid tegelikult selle raske lauluga toime. Jah, ma ütleks ka, et ma nägin, et sa andsid endast hästi palju selle laulu jooksul, et palju sellist karakterit ja olid nagu hästi sellises tantsulises meeleolus ise, aga võib-olla minu jaoks sinu hääl oli võib-olla, fraasid olid liiga hakitud ja sõnad olid liiga hakitud, liiga palju rõhusid konsonantide peale selle asemel, et sellist ilusat liini üle laulu tekitada. Aga ma arvan, et see oli sul ikkagi mõeldudki nii, et see on osa karakterist, võtan natukene tagasi ja siis leiad selle õige tantsubalansi üles. Nüüd aga on teie ees Els-Marie Meius. Tšau, Els! Tere! Kaua sa muusikaga tegelenud oled? Kaua sa laulnud oled? Ma olen umbes 2-aastaselt, nii et umbes mingi 7 aastat. Päris korralikult. Ja kui sa parajasti ei laula, siis ma oletan, et sa kuulad muusikat. Millist muusikat sulle kuulata meeldib? Mulle meeldib Aalika ja Loreen ja sellised. Mul on selline küsimus, et luiged, sinu lugu räägib luikedest. Kuidas sul luikedega lood on? Oled sa oma silmaga kunagi luike näinud? Jaa. Kuidas sul see olukord oli? Sest minul esimene kogemus luigega oli küllaltki katastroofiline. Luik ründas mind. Kas sul läks natuke rahulikumalt? Mina kõndisin matkaraja peal oma klassiga ja luik oli allpool meres. Ilusti sõbralikult vaatas seal sind. Kas luik ongi su lemmiklind? Mulle meeldivad luiged ja mulle meeldivad võib-olla papagoid. Minu arvates väga äge kombinatsioon, papagoid ja luiged. Ma soovin sulle jõudu, külma närvi, pane vingelt, eks ju. Kes kunagi on luigelendu näinud, see soovib, et kord ise tiivad saaks. Kui tuleb lumi, siis on nemad läinud, et ennata võiks meie juurde taas. Kes kunagi on luige laulu kuulnud, jää mõtlema, et millest räägib see. Miks luige keele oskus meil kui puudub, kui vaatame neid kaune linde veel. Saab hallist luige lapsest valge võimas lind, peas luige mõtted, sest ta luige hing. Ja kuigi mis on hea ja hell. Ei peeta luige riigis linnu laata, käib rahulikult luige linna kell. Saab hallist luige lapsest valge võimas lind, peas luige mõtted, sest ta luige hing. Ja
aitäh, Elsmarie. See oli päris sellise luige moodi see sinu olek ja esitus. Nüüd laulmises sul on väga ilus madala tämbriga hääl. Võib-olla ainult, et kui selle luigelaulu peale mõelda, siis kohati, kui saaks talle anda mingisugust pehmust juurde, et ma tean, et sul natukene oli hääl ära selle esitusajal, aga et võib-olla sellepärast mulle tundus, et mõned pikad noodid olid nagu natuke pressitud, et sa pidid seal vaeva nägema, et kui midagi veel nagu mõelda, et mida paremaks teha, siis ma natukene annaks sellist luige lennukust sellele asjale juurde, aga muidu oli väga ilus. Aitäh! Aitäh sulle! No ma sain aru, et tõesti võib-olla sa ei olnud oma parimas häälelises vormis sellel päeval, isegi sellest hoolimata. Sa laulsid selle loo väga hästi ära ja su noodid olid kõik olemas. Võib-olla tõesti ma su olemusest tabasin natuke seda, et sa tegelesid selle mõttega, et kas ma nüüd saan selle noodiga hakkama või ei saa, et kergelt oli sellist tunnet sinu selles lavalises seisus, aga ma ei tea, ma arvan, et sa võiksid olla enda üle uhke ikkagi, sest et tõesti sa andsid täpselt nii palju, kui sinus oli ja järelikult sa oled hea laulja, et isegi oma halval päeval laulad hästi. Nüüd aga on teie ees Diandra Leima. Diandra, millega sa veel peale laulmise tegeled? Joonistamise ja tantsimisega. Oi, väga äge ja lisaks sellele sa käid ka koolis, eks ole. Sa tuled meie juurde Tartumaalt Lähte gümnaasiumist. Ja. Kui sa peaksid oma kooli ühe lausega meile tutvustama, siis mis see lause oleks? No, see on väga sõbralik kool. Kas sa oskad öelda, millest sinu tänane laul räägib? No muusikaarmastusest, et muusika on terve mu elu nagu minuga kaasas käinud. Väga ilus mõte. Diandra, ma soovin sulle edu. Naudi! Lauluga päeva värve muudan ma. Aasadel lasen lendu liblikad. Järvedel kingin selguse ja kärgedes. Noodi õied on mu saavad meed. Hoopis selgemaks läheb meil. Lauluga kulgen hommikute sees. Tassidel muudan magusamaks teen. Tuulega mängin sõnadega luulega. Puudel hatvades ma vaatan kuud. Mulle naeratab ta suu. Äiksena vahel kõlada saan päiksena. Noodi joontel kaasa kiirid on. Saavad paitavad need lood. Sel teel hea kaaslane mu hääl. Sellel teel truu kaaslane mu hääl. Koos ränna
kes rõõmsam on koos rännata, meil palju on veel, ei hoia endale sel teel, hea kaaslane mu hääl. Koos rännata meil palju on veel, ei hoia endale sel teel, hea kaaslane mu hääl. Aitäh, Diandra, mulle väga meeldis sinu loomulik fraseerimine, et sa nagu lähed selle laulu meloodia, fraasi ja tekstiga kaasa ja selles ei ole justkui nagu midagi kunstlikku, et kohati ma kuulsin sinu hääles väikest krabinat, et kas võib-olla oli natuke pisut hääl ära või et ülemiste nootide peale minek, et sa pidid natukene nagu eraldi neid võtma, aga kokkuvõttes väga-väga ilus musitseerimine, suur tänu. mis mulle väga sinu laulu juures meeldis, oli see, kuidas see oli väga loomulik. See oli hästi loomulikult lauldud, seal ei olnud sellist liigset näitlemist, võib-olla nagu ülemäära kätega vehkimist ja muu sellise asja nagu tegemist. Et sa olid lava peal ja sa lihtsalt laulsid laulu, et see on minu jaoks alati väga oluline. Aitäh! Nüüd aga on teie ees Johanna Tüür. Johanna, tšau! Tšau! Mina vaatan, et sul on väga äge bänd siin laval. Kelle sa endaga kaasa võtsid? Enda isa Tõnise ja siis enda sõbra Ingmari. Tervist, austatud bänd. Johanna, kes on sinu eeskujud Eesti muusikamaailmas? No ma arvan, et Aalika ja Marta Lota. Aalika ja Marta Lota, päris vinge duo. Aga laul, mida sa meile täna esitama hakkad, räägib Eestimaast ja aastaaegadest. Mis sinu lemmik aastaaeg on? Muidugi suvi. Muidugi suvi. Aga miks siis suvi? Sest et siis pole kooli, siis saab sõpradega igast lahedaid asju teha. Saad neile külla minna, saad minna maale, saad minna ujuma. No saad kõike teha, mida sa tahad, aga no jah. Kõik need kõige lahedamad tegevused toimuvad suvel, olgem siis ausad. Aga mis sa arvad, miks on Eestis hea elada? No välja arvatud siis see, või selle kõrvalt, et meil on väga ägedad suved. Sest et siin on väga toredad inimesed ja meil just loodusõpetuses rääkisime looduskatastroofidest ja ma vaatasin, et need on ikka nii hirmsad. Aga õnneks neid Eestis ei ole ja siin on hästi tore. Mõnus ja rahulik on ju. Johanna, ma soovin, et sul läheks siin laval kõik hästi. Pane vingelt, lava on sinu. Aitäh! Kollastel lehtedel päikese kuld, lahkuvad linnud ja küntud on muld. Punased marjad on pihlaka puul, kõik on nii kaunis sel sügise kuul. Valged on jõulud ja pere on koos, vanamemm hoolega käpikuid koob. Kaminast tuli ja ahjus on praad, rahu on hinges ja laulda võin taas. On nii armas ja väikene ta, minu kodu, mu isade maa. Madalad majad ja looklevad teed, Sinimere ja järvede veed. Sinimere ja järvede veed, tilguvad räästad ja päike on soe. Sinilill metsa alt välja nüüd poeb, seemet on ootamas puhanud maa. Uuele elule ärkab kõik taas, üürike suvi, kuid hinge jääb ta. Selline juba kord on Eestimaa, süttivad tuled ja valged on nüüd. Usun, et sõnajal õitsema lööb, on nii armas ja väikene ta, minu kodu, mu isade maa. Madalad majad ja
Suur aitäh, Johanna! See on väga ilus ja südamlik laul ja sinu hääl on ka selline pehme ja südamlik ja iseenesest sobib sellise lauluga väga hästi. Aga võib-olla mul oli selline tunne, et see tempo oli sedavõrd kiire, et sa ei jõudnud nagu võib-olla vahepeal nagu hingata või mõelda selle peale, et kõik läks nagu väga ühtemoodi järjest. Et kõik, mida sa tegid, oli väga ilus, väga sujuv, väga musikaalne, aga võib-olla, et sa võiksid natukene anda mingisugust kas temperamenti või väikest vaheldust, midagi sinna juurde, lihtsalt, et ta oleks kohati ka väikeste meeleolude erinevusega, aga muidu väga musikaalne. Suur aitäh! Ja ma pean sinuga osade nende punktidest kindlasti nagu nõustuma, et seal oli võib-olla veidikene puudu sellisest dünaamikast ja lainetamisest, aga millega ma jällegi pean nõustuma, on see, et see oli kõik see oli kuidagi väga musikaalne ja väga hästi ja ilusasti tehtud ja see oli puhas ja väga tubli, aitäh! Kohe-kohe astub teie ette Liis Lõhmus. Liis, ma tean, et sa oled üles astunud ka koorisolistina. Kuidas siis koori ees laulmine erineb üksi laval olemisest, mis sa arvad? Koori ees on niimoodi, et kui sa oled nagu kooris, siis sa saad rohkem loota natuke teistele ka. Et kui sul endal läheb midagi meelest, siis sa saad korraks kuulata, mida teised laulavad, siis saad järgi teha. Aga kui sa oled üksi, siis sul on lootus ainult iseenda peale ja sa ei saa enda nagu loota, et keegi sulle mingeid asju ette ütleb. Nii et see üksi laulmine on ikka päris teistsugune kui see kooris laulmine. Absoluutselt, aga kumb sulle siis rohkem meeldib, kas üksi olla või kooriga olla, mis sa arvad? Ma arvan, et mulle meeldib üksi laulda, võib-olla isegi rohkem, sellepärast, et siis ma olen üksi. Ma pean ütlema, sul on ka väga äge lavakostüüm. Tohin ma küsida, et millest see inspireeritud on? Mina laulan laulu leiutiste võistlusest. See on Lotte muusikalist ja seda laulab Lotte. Seega ma olen Lotte. Mis sa arvad, kui sa nüüd leiutistest hakkad meile siin laulma, oskad sa öelda, mis on mingi leiutis, mis on veel leiutamata, aga mis oleks maailmas väga vajalik? Selline leiutis, mis teeks kõik maailma probleemid korda. No vot, Liis, väga hästi öeldud. Ma soovin sulle edu ja lava on sinu. Päev on homme leiutiste võistlused, meie külaidle homme on kõik ritta panna need, kes on teinud aparaate, tähtsaid riistumasinaid. Leiutiseks aru saate pole mängu asi vaid. Leiutisi meie ümber lugematul harvul on, leiutati kulp ja ämber, püksid, pliid ja telefon. Kord vaiti keegi šokolaadi nagu niuhti leiutati riinepuu ja raadio. Meile kõigile on vaja leiutiste võistlust, näitab iga leiutaja osavust ja mõistust. Siis kui vahel leiutis ei taha tulla välja, kui ta läheb aia taha, vähemalt saab nalja. Käino istus maha, leiutab kesklepikut, aastat võiks ta proovib teha telliskivist sepikut. Seni katsed läksid ussi, kord ta kivist saapa sai, kord sai purus suure sussi, saamata jäi sepis sai. Meile kõigile on vaja leiutiste võistlust, näitab iga leiutaja osavust ja mõistust. Siis kui vahel leiutis ei taha tulla välja, kui ta läheb aia taha, vähemalt saab nalja. Karu Eduardi elu praegu täidab meditsiin, tema
aitäh, Liis, või ma võiks öelda peaaegu, et Lotte, sellepärast et selline tunne, nagu ma oleks päris mingile Lotte muusikalietendusele sattunud. Ma ütleks täiuslik. Ma olen seda laulu õpetanud ka oma õpilastele ja ma tean, kus on igasugused rasked kohad ja karid ja kogu aeg ootasin, et kuidas sul üks või teine koht läheb, kus ma tean, et kas mingi silp kipub vales kohas olema rõhuline või mingi noot, mis on raske. Ja kõikidest nendest sa purjetasid nagu nii mõnusat läbi, sealjuures veel olles liikuv, olles selles karakteris sees. Et kohe mul nagu, ma ütleksin, vajus suu lahti, kui meisterlikult sa selle kõik esitasid. Nii et suur aitäh ja väga tubli. Minu lahti kukkunud suu ütleb ka, et mulle väga meeldis. Ja tõesti, see oli üks siuke päris lottelik. Sa olid selles karakteris ja võib-olla ma ei osanudki mõelda, kui keeruline lugu see oli, aga kuuldes nüüd täpselt, et mis konarused seal ette võivad tulla, siis sa läksid sellest kõigest nagu mängleva kergusega üle. See tundus lihtne ja see ongi võib-olla laulja üks ülesandeid ka esitada rasket lugu nii, nagu see tunduks lihtne ja kõige tavalisem asi. Nii et see oli väga meisterlik. Aitäh sulle! Ongi kõik laulud kuulatud ja kohe saame teada, kes 8–10 aastastest pääses žürii hinnete põhjal finaali. Oot, Jaagup, meil on üks asi veel ju tegemata. Me ei tea, kes sai nooremast vanusegrupist publiku hääletuse teil edasi finaali. Ai, õigus jah. Kohe võtame selle ka ette. Aaron, võtad sa selle tähtsa ülesande enda peale? Muidugi, ma tänan, Jaagup. Ma teen seda suurima hea meelega. 3–7 aastastest lauljatest pääses edasi finaalvooru läbi publiku hääletuse Oliver Rei. Palju õnne! Endast hakkama, ootavad heinamaad, vulisevad veed. Palju õnne! Aga nüüd anname sõna žüriile ja kuuleme, kelle nemad 8–10 aastastest finaalsaatesse saadavad. Aga enne, kui ma selle otsuse nüüd siis välja ütlen, siis me kõik kindlasti oleme väga tänulikud kõigile lauljatele, et väga tublid olid siin igaüks. Aga nüüd tulevad siis juhuslikus järjekorras 3 lauljat, kes pääsevad finaali. Esimene laulja, kes pääseb finaali, on nii armas ja väikene ta, minu kodu, mu isa tema. teine laulja, kes pääseb finaali, on Kuid siiski hüüad ma maailma keeltes hei, hei, hei. ja kolmas laulja, kes pääseb finaali, on Kelleks tahan saada, kui kasvan suuremaks, kes küll minust saab siis, kui ma pole enam laps. Palju õnne kõikidele finalistidele, aga teised, ärge heitke meelt sellepärast, et publiku hääletus alles algab. Just nii. Võtke nüüd telefonid kätte ja helistage või saatke SMS, et sinu lemmik kindlasti ka finaalis ikka laulda saaks. Telefonikõne hind on 1 euro, sõnumhind 1,40 ning hääletada saab kuni neljapäeva südaööni. Aga nüüd tuletame meelde, kes meil veel võistlustules on. See, kes täpselt kuulab arsti, saabki terveks õige varsti. Olgu haige käpp või kabi. Kiriküüt, laisk tüdruk poole nüüd. Ole virk, kiriküüt poole nüüd. Tumaš ja prastaja, tumaš tükrutoi, ajavas mu istanu. Ainult tantsid ees, ütelda saan, kui võrratu on minu elu.
helistage oma lemmiku poolt kindlasti, sest ainult nii saate neid veel finaalis laulmas näha. Tähtede lava kõikide vanuserühmade võitjad annavad ühiskontserdi Tallinna laste džässifestivalil Crash, mis toimub 8. kuni 9. juunil Noorsooteatris. Lisaks saavad kõik võitjad ka endale festivalipassid. Järgmisel nädalal aga kohtume meie juba kõige vanematega ehk siis 11 kuni 13 aastaste superlauljatega. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Ciao!